Ja tere tulemast kõik see rahvas terviseseminarile, kuidas saavutada talvel immuunsus lastel ja täiskasvanutel. Mitte, et see väga palju suuresti erinev oleks, küll aga ma arvan, väga paljud soovivad teada, miks meil on kogu aeg lapsed haiged ja lisaks, kas lapsed peavad olema haiged. See on väga palju erinevaid müüte on ja mõni neist on tõde, mõni neist on mitte, aga kindel on see, et keegi mitte kuskil ei pea haige olema. Kõik saavad tervelt elatud. Aga teen väikse sissejuhatuse, kes ma üldse selline olen ja senikaua, kuni kogu ürituse organisaator Raul Orglan tuleb liinile, siis ei hakka teda ootama. Ja mina olen siis Tanel Ermel ja Raul palus, et ma tulen räägin, et esmalt Rauli enda tuttavatele ja tema lapse lasteaiakaaslaste vanematele, mis lugu see jantse tervisega on iga talv, et miks lapsed on terve või haiged ja mille pärast ei saa siis tervelt oldud. Ma siin vahepeal natukene kokutan, kuna ma pean administreerimisega paralleelselt siin tegema ja inimesi sisse laskma. Aga nii, aga mina siis olen ma ei ole kindlasti toitumisterapeut, toitumisnõustaja ja ma ei ole arst, küll aga 10 aastat tervisevaldkonnas olnud ja aidanud siin tuhandeid inimesi parema tervise juurde. Ja ennekõike, mis mind on inspireerinud mu enda tervis ja mu sama pere ja laste tervis. Ja kus see kõik algaski? Kõik algas siis 2015 aastal. Mõtlen korra hoopis jagamise maha, siis on võib-olla parem algus rääkida. No nii, et kõik algas siis 2015 aastal, kui mina otsisin oma laste tervisemuredele lahendust. Nad olid tollel ajal selline 5-6 aastased ja sellise loogikaga, et 2 nädalat lasteaias, 3 nädalat haiged. Ja niimoodi pidevalt, küll oli 3 nädalat lasteaias ja 2 nädalat haiged. Ja kogu see tööelu oli häiritud. Me oleme väga palju maailmas reisinud ja alati ma tean, et kui me reisima läksime, siis igaks juhuks oli kohe juba eelnevalt kõik antibiootikumid reisidel kaasas ja kõik. Et nii kui reisile jõudsime või enne reisi raudselt oli seal kõrvapõletik mängus, oli seal angiin mängus. Et see oli täiesti võimatu. Ja hakkasime siis tegema analüüse, et mis siis lastel häda on. Et poisil oli pidevalt kõhukinnisused, siis temal olid kõrvapõletiku järgi, siis tüdrukul oli kogu aeg angiin, pidevad peavalud ja taustal veel ongi, et atoopilised dermatiidid, igasugused kõik. Ütleme, et me pidasime ennast täitsa tavapäraseks Eesti pereks, kellel oligi, et kogu aeg olid mingid haigused taustal. Ja samamoodi endal, et siis 10 aastat tagasi, olles 39, olid ka liigeseprobleemid olid, et hüppeliigesed ei toiminud korralikult. Kui muru niitsin, siis pärast lonkasin 2 päeva. Järelikult ma jooksmas üldse ei saanud käia. Samamoodi, et olid korra aastas ikka kas bronhiit või kopsupõletik ja me arvasime, et see ongi see normaalne Eesti elu. Nüüd 10 aastat hiljem, et viimati oli mina üldse palavikus või haige olin 2016 aasta jaanuaris, siis lastel samamoodi, et üle 12 tunni naljalt keegi haige ei ole. Koolist pole lapsed pidanud puuduma haiguste tõttu. Vot see ongi see nii-öelda, et midagi saab teisiti ka elus teha ja ei pea olema nii-öelda ainult ravimeid neelama, vaid väikesed lihtsad sammud, mida koduselt 1, 2, 3 teha ja saamegi tervelt elada. Ehk siis nüüd, kus ma saan kohe 49,
et võin öelda, et saab vitaalselt vananeda, ei ole tervisel mitte ühte ainsamat mure ka, et alati on energiat, alati on rõõmus meel, alati on hea uni, kõike saab teha ja toimetada. Ja nüüd täna siin selles seminaris siis Raul paluski, et natukene jagan neid praktikaid siis, kuidas on võimalik niimoodi kõigil elada tervelt ja õnnelikult. Aga tervised on nii tohutult erinevad, et inimesed on erinevad, seega, et see, mida ma täna siin räägin, see kindlasti ei ole ju, ma ei ole mingi tõekuulutaja, et 100% kõik, aga need on vähemalt toimivad praktikad ja võib-olla paneb teid mõtlema ühest ja teisest ja kolmandast kandist. Ning kui täna siit võtate kaasa paar head mõtet, siis kindlasti teretulnud ja kõik küsimused pärast, et esiteks võib siin samas vahel ka küsida, vaatame, kas me ajaraam, kuna me üle läksime, kas me saame küsimuste vastuste vooru veel teha ja alati kindlasti saab Rauli käest täiendavalt küsida juurde infot ja samamoodi ka minu poole pöörduda, et kindlasti lahendame, et sõprus-tutvusringkonnas on väga palju arste, toitumisterapeute, toitumisnõustajaid ja et ei pea otsima ravimitest lahendust, vaid on üpris tihti on see kodune toitumine ja meelelaad ja kõik seal taga. Aga hakkame siit järjest nüüd minema siis. Andke mulle märku, kui vahepeal mingi ka slaid kinni kiilub või miskit on, et oleks hea teada. Ja, aga selline mõnes mõttes nagu lihtne küsimus, aga teisipidi keeruline, et kas te üldse mõtestate lahti, millest tervis koosneb? Et olen siin aastaid kuulnud, et tervis on nagu juhus, ja tervis tuleb see, mis purgist kuskilt tuleb, aga mis see siis tervis omakorda siin on? Et miks on nii, et osad saavad sellised vitaalsed olla ja osad mitte? Et töö on tellija materjalist, võiks ju öelda, aga et üks suuremaid ahhaa-momente, mis 2016 aastal ma enda jaoks lahti mõtestasin, ongi, et tervis koosneb ja ütleme julmalt siis sellest samast 51% ja tegelikult see on kogu alustala. Ehk siis punkt 1 on see mõtlemine, mõttemaailm. Kas me oleme positiivsed, kas me oleme negatiivsed, kas me oleme stressis, kas me ei ole stressis, et see mõttetöö ja mõtlemine on see nagu see kõige alustala üleüldse. Siis järgmine. Nii, Raul jõudis ka interneti juurde. Nüüd järgmine sellest on siis uni. Nii lastel kui täiskasvanutel. Et enamus, kui ma räägin siin, et lapsed ei ole meil selline imeline moodustis, et kus nemad ei pea toituma ja toitained omama, et need kõik põhitõed, mis käivad täiskasvanute kohta, käivad samamoodi laste kohta. Et kõigil, kellel on süda sees, nende kohta see käib. Raul, tere tulemast! Nüüd punkt 1 või punkt 2 on siis uni, et täisväärtuslik uni oleks tagatud. Okei, korra sekund. Raul, ma saan aru, et internetijamad olid? Ja kõik lõpuks tere ja lõpuks ka arvud jooksis kokku, nii et nüüd õnnestus restart teha ja loodame, et nüüd olen täiesti olemas. Jaa, ma juba alustasin omadega ja tegin tutvustuse ka ära, et ma arvan, et pole hullu, ei ole sul soovit mingi sõna öelda korra või ei ole praegu oluline enam? Ei, lase praegu edasi ja eks ma siis ütlen vahele, kui ma märkan ja midagi tuleb ette. No super luks, väga hea. Ehk siis järgmine on uni siis, et uni ei ole lihtsalt, et me magame, et see ei ole lihtsalt puhkamine, vaid meil kogu organism taastub selle aeg. Kõik immuunsus taastub, kõik taastub. Et uni lastel, et oleneb vanusegrupist, aga vähemalt 10 tundi kindlasti ja täiskasvanutel olenevalt nüüd taustast, aga 7-8 tundi kindlasti. Kui me oleme unevõlgu, siis meil hakkab kõik immuunsus ja kõik muud ensüümid, kõik hakkavad järgi andma. Siis järgmine, sellest on toitumine.
Toitumisest tuleb täna palju enamuses juttu veel, et sellest ma nii palju praegu hetkel ei puuta ja siis liikumine. Nüüd, mis üpris tihti toimub siin 40-50 aastastega, et hakkavad hirmsasti liikuma, siis saavad südari või siis võtavad diet Coca-Colat peale ja mõtlevad, et miks tervisega midagi ei juhtu. Samas ise olles stressis on ju ja magatakse 5-6 tundi. Et see kohe kindlasti ei lähe. Me tahame tervislikud olla ja tervises lisaväärtus saavutada, siis just selles järjekorras mõtlemine, uni, toitumine, liikumine. Nüüd, paljud ütlevad, et mul on geneetiline haigus, mul on geneetiline, tänu ülekaal on geneetikast tulenev, on ju, siis veresoonkonna probleemid on mul sellepärast, et geneetikast. Enamuses on need vabandused, et me saame siin, kui me siin kõik me ära teeme 100% või selles 50%, siis tavapäraselt igasugused geneetilised riskid meil ei esine. Näiteks, kui te olete teinud geeni mõõtmise endal ja vaatate, et teil on näiteks rinnavähi oht on geneetilises koodis või on siis näiteks eesnäärmevähi kood. Need võivad seal olla, aga need ei esine teil elus. Sellepärast, kui te siin ees kõik õigesti teete. Kui te siin ees esimese 50% valesti teete, siis geenid on nagu lülitid seinal. Et lülitame selle sisse ja see nii-öelda see vähigeen aktiveerub. Siis 20% keskkonnategurid mõjutavad meil tervist, on ju. Ja siis ainult selline nii-öelda 10% on siis selline ennetus või tervishoid. Järelikult me saame kõik endal ära teha. Ja korra pöörangi tähelepanu, mille tähtsust ei mõelda siin, see mõtlemine ja uni. Et see on nüüd kõige alustala. Me võime siin toitumise või liikumisega teha kukerpalle, kui tahame. Ja maailma parimat toitu süüa, on ju, kõiges. Aga kui teil ei ole, kui te olete stressis näiteks, on ju, ja korralikult välja ei puhka, siis ausalt öeldes tervis on ikkagi päris kehva. Ja seal lastel ka. Et natukene mõtleme siit, mis see tagamaa vähekene on. Et olete kindlasti kuulnud selline võitleja põgene närvisüsteemi. Ehk siis, see on siis sümpaatiline ja parasümpaatiline närvisüsteem. Ja te ei mõtle väga palju võib-olla oma igapäevaelus, kui te teete tööd või siis peal sellise pindmiselt hingate, et te tegelikult olete sümpaatiliselt närvisüsteemis. See on siis kunagi nii-öelda inimesele välja mõeldud, et see ongi see põgene ja võitle, ehk siis näete tiigrit, siis ei ole üldsegi oluline, et teil parasjagu soolestikus kuidagi soolestik töötaks midagi. Oluline see, et ilusti oleks rakendatud ajuvõimsus 100% ja jalad ja hakka jooksma tiigri eest ära. Aga kui see sellises tempos panna läbi elu, siis juhtub selline asi, et me hakkame murduma ja kui me sümpaatilises närvisüsteemis oleme, me ei pea vastu, me ei taastu. Aga kus me just taastume, on see parasümpaatiline närvisüsteem. Ehk siis, kus me lõõgastume, mille pärast näiteks olete võib-olla tundnud, et lähete massaaži või teatrisse või kinno ja teil kõht hakkab korisema. See ei ole tegelikult sellepärast, et teil tavaliselt kõht võib tühi olla, paljud ütlevad. Et see on sellepärast, et teil nüüd lülitasite ümber parasümpaatilist närvisüsteemi ja teil hakkas soolestik tööle. Et lõpuks ometi hakkas nii-öelda peristaltika tööle ja kõik, et kõige lihtsam on endal testida see sümpaatilist ja parasümpaatilist hingakas sügavalt sisse välja või siis pindmiselt või siis tõstke õlad krampi üles või laske alla. Ja mida rohkem te elus püüate olla nagu parasümpaatilises närvisüsteemis, aga joogaharjutused, mis iganes, et teid kuidagi lõõgastub, et seal te taastute. Ja nüüd te saate ise aru, et närvilises olukorras kui te olete kogu pinge all, et te ei taastu ja mis see siis tervisele kahju teeb. Ja siit võibki näiteks tuua kaasa, et mis see nii-öelda ole positiivne öeldakse, et ära mõtle negatiivselt, aga sõna sõnaks.
et mis selle taga biokeemilised reaktsioonid on. Ega teil keha ei saa aru, mis siin taga on. Nii kui te vihastate või nii kui midagi vaatate negatiivset, pidevalt siin oli üks COVID, siis hakkas sõda ja inimesed vaatavad uudiseid, kogu aeg tuleb seda negatiivsust. Ja mis see siis toodab? See tegelikult toodab teile kortisooli, mis järjekordselt tegelikult osati lõhub teid. Või teine asi, et olete kogu aeg rõõmsameelne ja on selline serotoniini pealevoog olemas. Et need annavad sellise suure tervisetõuke. Nii, vot see ongi, et lapsed on niikuinii sellised üpris tihti positiivsed ja kui te ei süsti eraldi negatiivsust või kui ema-isa ei hakka lahkumine või mingi probleemid peres on või karjumised, et kui laps on heas keskkonnas kasvanud, tal on väga palju parasümpaatilises närvisüsteemis ja on positiivses keskkonnas, siis see on enamuses teeb tervisele ära. Nüüd, kui hakata liikuma lähemale veel, et kui paljud ütlevad, et ma olen 40 ja appikene, kus see teise astme diabeet mul äkki nüüd tuli? Kogu aeg ma olin terve ja nüüd järsku äkki tuli see haigus. Või kuidas mingi talumatus, et kõik oli hästi, aga nüüd on äkki talumatus või kevadel on heinanohu. Et selline asi ei tule järsku infoks. Et mis iganes asi meil ilmneb, me oleme väga pikalt aastaid, võib-olla 10 ja 20 aastat sellega vaeva näinud ja pikalt oma elustiiliga. Et me ei ole toitunud korrektselt, me oleme joonud, me oleme suitsetanud, me oleme negatiivselt mõelnud, meil ei ole toitained, millest üles ehitada. Ja siis on nii-öelda näidlikult nagu topsikene meil. Me sünnime juba mingisuguste geneetiliste riskidega. Kellel rohkem, kellel vähem neid mumme on topsis. Ja vaikselt vanuse kasvades hakkamegi mõjutama see elukaar meid. Nii keskkond, nii toitumine, elustiil, kõik. Ja vaikselt topsik täitub. Mõnel topsik täitub 20 aastalt, mõnel 70 aastalt. Oleneb, kui vitaalselt me oleme elanud ja siis, mis meil on vanemate poolt kaasa antud. Ja siis, kui meil see topsik üle ääre ajab, siis ongi plaks ja mingi haigus on. Ja tavaliselt seda ei saa mõõta, neid enamushaiguse ei saa mõõta nagu autol selle nii-öelda õlivardaga, et vaatame, kas õli on või ei ole või kas ta on nüüd heledat värvi või tumedat värvi. Et siis, kui arstid mõõdavad enamushaigused, siis on tavaliselt juba 70% see on kahjustatud see organ või kude. Need väiksed märgid, mis need on, et vererõhku mõõdetakse või kolesterooli mõõdetakse, et need annavad mingid ilmingud, aga mitte enamuses, mitte midagi. Et kui näiteks tahta see vähki ennetada, siis tegelikult tuleb seda elustiiliga teil teha. Et see eelpool, mis oli see mõtlemine, uni, toitumine, liikumine. Aga liigume sinna toitumise poole ja siis kohe varsti jõuan sinna ka, kuidas see kõik tervisega seotud on otsapidi ja mis need põhilised nipid on, et kuidas me saame neid igapäevaselt rakendada. Ehk siis üleüldse, kas me mõtestame lahti, et miks me sööme? Et kas te mõtlesite näiteks, et eile käisite poes ja ostsite omale süüa silmadele ja natukene ka ajule ka. Täna hammastele ja lihastele, siis ülehomme võtan omale näiteks, ma ei tea, ongi liigestele. Et kes see mõtleb nii? Enamus ei mõtle, küll aga peaks ju. Me ei söö ju sellepärast, et meil on kõht tühi. Me sööme sellepärast, et ennast üles ehitada. Meie rakud ehitaksid ennast ülesse. Ja siis, kuidas me siis sööme? Et kas me ostame nii-öelda ka poest, ostame reklaami ja hinda? Ehk siis, mida me saame? Me saame odavalt valmistatud lõhna ja maitse ja säilitusained. Me ostame massi ja kaloreid. Kas me oleme teadlikud selles või mitte, et me peame selle lahti mõtestama lihtsalt endale. Et minul on seda selles mõttes hea rääkida, et 10 aastat tagasi me lihtsalt ostsime emotsiooni pealt midagi ja ostsime ainult nii-öelda hinda ja reklaami, aga see tähendas ka seda, et me olime tohutus toitainete puuduses. Kuna masstootmine teeb endast kõik selles, et ju toidu hinda all hoida, aga mis see toidu hinna all hoidmine tähendab, see on kvaliteedis antakse kõvasti järgi. Et ma arvan, et kõige lihtsam ja labasem näide on, kui poest ostad
ostate muna, kas ostate poest 0 templiga muna või 3 templiga muna. Et väga-väga oluline vahe on, et üks muna, number 3 templiga muna pikas perspektiivis isegi kahjustab teid, kui igapäevaselt seda palju süüa. Aga 0 templiga muna pigem on sellest hoopis kasu, on ju. Et väga suur vahe ja pidamise viis on ikkagi tohutu erinevus on ju, kes investeerib omal lindu selle vabapidamisse või see on lihtsalt puurikana, on ju. Ja seal ongi see toitainete vahe. Ma ei räägi veel antibiootikumidest ja kõigest muust, mida me siis sööme, kas selle mingi lihaga või selle munaga. Aga liigume natukene veel lähemale, ehk siis spetsiifilisemaks, ehk siis me koosneme ju triljonitest rakkudest. Rakud on nagu väike meie. Meie sööme ja käime WC-s, rakud täpselt samamoodi võtavad toitainet sisse ja lasevad jääkained välja. Nüüd, kui me koosneme kõigist rakkudest ja rakkudel on kombeks siis jaguneda, ehk siis me oleme täiesti elav organism, ka need hambad, mis meil on, luud, kõik uuenevad. Kõik rakud uuenevad jagunemise teel. Ja miks ma seda räägin? Sellepärast, et kui inimesel näiteks on mingisugused terviseprobleemid või suuremad terviseprobleemid, siis nad tahavad kohe ja kähku ja kiiresti terveks saada. Ja loomulikult, kui teil valutab midagi, mis siis üpris tihti meditsiin teeb, ta lõikab sümptomi ära, ehk siis annab näiteks ibuprofeeni, jumal teab, selles mõttes, et mis valuvaigist ja lõikab sümptomi ära. Aga see, mille pärast see valu tekkis, seda ära ei võeta, see ennetus. Ja selle peale üpris tihti mõelda, probleem kadus ära, selge, lähme edasi eluga. Aga kas te hakkate midagi muutma elus, et seda probleemi üldse ei tuleks? Võib-olla ei osata näiteks, ei osata ennetadagi. Vaata, aga siin on jällegi, et me peame, kui on teada, et meil on rakud, rakkudest moodustavad organitest terve keha ja kui on kuskil mingisugused vaegused, siis järelikult lubada ei saa ju midagi, aga suure tõenäosusega annab seda kohta parandada, kui me need samad rakud hakkavad tootma kvaliteetset seda organit. Et kes see toodab sul nahka, kes see toodab luud, kes see toodab silma, kes see toodab karva, mis iganes rakutüübiga tegemist on. Ja kui seal on mingisugune error sees, et nahka toodetakse kehvasti, on seal mingi psoriaas, on seal, ma ei tea, vähk on seal dermatiit, mis iganes on. Siis peab vaatama, et mis seda põhjustab ja kas saab nagu muuta selle nii-öelda rakutüübi loomus. Aga kuidas need rakud hakkavad üleüldse tootma miskisugust väärat organit? Sellepärast, et nad on näljas, nad ei saa kõiki toitained, milleks see rakk on loodud. Et iga rakk saaks toota materjali, seda nii-öelda kvaliteetset organit või kvaliteetset materjali, siis see rakk peab saama igakülgset sööki. Kõike, rasvu, vitamiine, mineraale, fütotoitainet, kõike. Aga kujutage ette, kui ühed rakud saavad kogu aeg järjest iga päev makaroni hakklihaga, siis kuidas on võimalik toota kvaliteetset mingit kudet või kvaliteetset mingit organit, kui see rakutüüp ei saa pooligi vaja minevaid. Ja me töötame, me toimime, aga kehva kvaliteediga. Ja kui rakud uuenevad jagunemise teel, siis kui üks rakk on kehvasti toodetud, siis see jaguneb ju täpselt samasuguseks. Ennem seda mustrit ei murra, kui me saame sellist kvaliteetmaterjali peale. Et olenebki sellest, et inimene on loomulikult tugev, ega me sellest ära ei sure. Aga siis arvatakse, et sellised me peamegi olema, me ei saagi, see on kuidagi kaasa sündinud, me ei saagi kuidagi paremad olla. Et ei, väga võimalik, et saab kõike muuta, kui te saate õiget toitaineid omale peale. Et kui seda kõike loogikat nüüd teada, siis me saame selles mõttes natukene toitumise poole lähemasti minna. Ehk siis kõige lihtsamalt vaadeldes, et kui me need kõiki toitained saame, et siis me võiksime ju tänase seminari üldsegi ära lõpetada. Et sööme, oleme õnnelikud ja ongi kõik. Et enamus toitumisnõustajad ju siin jäävadki pidama. Et meil on vaheldusrikas toit ja ongi kõik. Aga või siis näiteks kas selline pilt kuidagi teeb lihtsamaks meie elu, kui meil tavaliselt terviseseminaridel räägitakse, et lisame oma menüüsse 50-60% süsivesikuid, 10-20% valku, 25-35% rasva,
on ju vitamiinid, mineraalid juurde. Kas läks kuidagi lihtsamaks? Ma arvan, et mitte. Või siis on ju, et kõik need vitamiinid, mineraalid jaotada 3 toidukorra vahel ära, pluss vahepalad, on ju. Ma arvan, et siin lihtsam lahendus hoopis tavainimese ja laste jaoks on hoopis, et see nii-öelda taldriku reegel ja toidupüramiid, on ju. Et ongi, et nagu ma ütlesin, et autodel on näidik olemas, et mis neil on puudu, on ju, ja millal hoolduskontrollis käisid. Aga kuidas inimesel seda nüüd vaadata? Ehk siis, siin on kõige lihtsam loogika see, et kui te sööte, ongi selline kolmandik on sellist head kalaliha ja muna näiteks, on ju. Siis on neid süsivesikuid on kolmandik ja siis on selline puu ja köögiviljad on nagu enamus. Ehk siis loogiline on, et ilus värviline taldrik on lihtsalt. Et see on nagu see ainuke hea võti. Või teine võimalus, mis on siin Vahemere toitumist nimetatakse ja vaadake see alumine lahter, mis siin on, see püramiidi kõige alumises osas. Ehk siis nali, tants ja naer ja sotsiaalsus. See on tervise alustala. Ehk siis, kui nüüd mõelda nüüd natukene ettepoole tagasi, mis ma näitasin, et see mõtlemine on punkt 1. Ehk siis ongi, et me oleme karjaloomad nii-öelda, et me oleme sotsiaalsed ja meile meeldib sotsiaalsus. Ja see ongi, et see positiivne mõtlemine ja kõik see tants, nali ja naer ja lähedased suhted, see siis on see esimene alustala toidupüramiidis. Ehk siis inimsuhted. Järgmine siis on nagu näha, on ju, et selline mitmekülgsed juur- ja puuviljad, on ju, ja siis järgmiselt kala ja alles seal üleval pool tuleb linnuliha ja nii edasi. Ehk siis, et see on nagu kõige mõistlikum. Küll aga, et kuna täna on lastest ka juttu, siis ma eraldi vahepeal puudutan ekstra laste teemasid ja lõpust poole tõmban kokku kõik selle teema, mis on praktika ja mis on praktilised nipid. On ju. Me võime rääkida sellest heast toitumist kõigest sinna tänna, aga kui laps ei võta suu sisse ühte, teist ja kolmandat, on ju, ja vanemad ei ole järjepidevad, ei ole eeskujuks ja ei saagi ja teine võimalus on see toit on niivõrd kallis, et kuskilt ei saa kätte seda, siis lihtsad nipid, mis toimivad laitmatult kõigil, on see lastel, on see täiskasvanutel. Ja ma kohe seletan lahti ka selle natukese aja pärast, et miks see nii on. 10 aastat tagasi muutis meie elu. Ehk siis kõrge kvaliteediline omega-3, mis on kokku segatud oliiviõli polüfenoolidega. Selline retsept toimib. Ja seda peaks sööma kõik inimesed eostamisest surmani. Iga päev. Just eostamisest, mitte sünnist, vaid enne sündi juba. Ja üks lahendus on see, et näiteks täiskasvanute puhul selline 2,5 kilo rasvast merekala nädalas ja sellest täitsa piisab. Lastele kilo merekala nädalas piisab. Näidake mulle last, kes nii palju kala sööb või näidake täiskasvanud, pluss mis põntsuse rahakoti paneb, et küll Saaremaal ollakse, aga kes nii palju kala jõuab süüa, no müts maha. Aga oleme testi teinud ja inimesed lähevad korda. Ühesõnaga, et tervislik omega-3 kas lisandist või kalast ja siis mitte kasvatuse kalast, vaid just looduslikust kalast. Et see on punkt 1. Kohe jõuan ka sinna, miks ta punkt 1 on. Järgmine, D-vitamiin, aasta ringi. Lapsed suvel, kui te hoiate ikkagi lapsi ka päevituskreemi vabana, siis suvel ei peaks tarbima. Küll aga need, kes ei päevita ja päevituskreemi kasutavad, need peaks aasta ringi kasutama. Täiskasvanud samamoodi. Et üks hea lahendus on see, et ärge arvake, testige, alati testige. Ehk siis kõige lihtsam lahendus, vähemalt 125 nanomooli peab nii lastel kui täiskasvanutel veres olema siis D-vitamiini. Et siis töötab selles mõttes, et kogu keha optimaalselt ja normaalselt. Et üle 150 pole väga mõtet lasta, aga hoidagi 100–150 sinna vahele kogu aeg aasta ringi. Et kas siis ongi, kas siis lisandist või siis päikesest. Toit ei ole adekvaatne D-vitamiini allikas.
Ja siis, kui D-vitamiini juurde võtta näiteks laste puhul, et siis olenevalt jällegi vanusegrupist, aga ma arvestasin, et kuna praegu siin täna oli välja reklaamitud ka osati lasteaialaps, on ju, siis ongi, et jällegi jumala eest kogu aeg mõõtke, vähemalt paar korda aastas mõõtke nii täiskasvanud lastel D-vitamiini, et kuidas vähemalt iga keha erinevalt lihtsalt toimib. Ja et kuskil 1200–1500 IU, aga jällegi, et olenevalt nüüd tasemest, võib-olla peab rohkem võtma, võib-olla peab vähem võtma, oleneb sellest ka, mis see oomega-3 seis lapsel on, kas rakud üldse imenduvad sisse või mitte, aga sellest tuleb kohe juttu. Siis kindlasti alati, kui keegi haigestub, siis C-vitamiin ilma magusaineteta on siin, peaks hüüumärgiga juurde panema. Kui te ostate C-vitamiini, igasugused kommikesed, karukesed, mis iganes need on ju, kui seal on magusaine sees, siis visake nurka, see ei kõlba mitte kuskile. Et ilma magusaineteta C-vitamiin, sellepärast kõiksugune magusaine nullib selle hea toime. Siis samamoodi tsink ilma magusaineteta. Ja kui juba haigestuti, siis mis seal ikka, siis väga kiiresti ja ruttu ongi sellised löökannusena väga suured D-vitamiini kogused, C ja tsingi kogused, et need on sellised alati elupäästjad nii täiskasvanutel kui lastel. Aga näiteks üks lihtne lahendus on selles mõttes, et Multifi, ma lõpuks tulen sinna peale, üks näiteks laste vitamiin on olemas, et annab igapäevaselt, annab kõik toitained kätte. Siin on lihtsalt pilt, et palju peaks üks laps päevas sööma, näiteks porgandeid, pähkleid, brokolit ja kala, et ta saaks sarnaselt kätte need vitamiinid. Et see on nagu suhteliselt võimatu. Aga jõuan sinna pärastpoole uuesti. Nüüd, alati me peame saama tervislikult kõik toidust kätte. Küll aga ma ei tea, kus laiuskraadis ja kus kohas inimene siin peaks elama, et võib-olla siis ongi Vahemere ääres. See nimetatakse sinisteks tsoonideks maailmas. Üks on Vahemere äär. Näiteks, et süüa aasta ringi niimoodi, et me saame toidus kõik kätte. Eestis, kus on tomat kasvanud, need tomatid, mis me sööme, on kuskil lahuses kasvanud ja kurgid on lahuses kasvanud. Need toidud näevad välja sellised nagu vanasti need puu- ja köögiviljad. Aga need nii-öelda vitamiini, mineraale, fütotoitainete poolest on nad täiesti defitsiidis. See toit on hoopis teine, mis ta oli 30-40 aastat tagasi. Ehk siis me oleme pidevas vaeguses. Nüüd, mis on selline kõige lihtsam lahendus, nagu see taldriku reegel oligi, et erinev värvi, ühesõnaga selline värviline taldrik, mida värvilisem see on fütotoitained, et mida värvilisem see taldrik on, seda lihtsam ja parem on ja see laiem kaitse tuleb immuunsusele. Siis kindlasti võtke omal alati aasta ringi perre taoline komme nagu hapukapsast näiteks süüa. See on hea adekvaatne toit Eestis. Et hea probiootikum, et igapäevaselt üks amps, kõik pereliikmed, loomulikult võib rohkem võtta ka, aga lihtsalt ka pereliige talub sind ära, kui sa liiga palju seda sööd. Ehk siis hapukapsast üks amps aasta ringi, väga adekvaatne. Küll aga see on probiootikum. Nüüd me peame juurde saama prebiootikume. Probiootikumid on siis bakterid, mis toituvad prebiootikumidest. Ehk siis kui me prood sööme ja prebiootikume ei söö, siis pole suurt kasu sellest väga probiootikumidest. Aga ehk siis vastus on see, et kiudained, kõikvõimalikud kiudained on siis prebiootilised näiteks. Siis kindlasti üks kõige hullemaid immuunsuse vastulööke on siis igasugune magusaine, suhkrud. Et see on üks kindel maks, kui tahate, et lapsel aju ei tööta, ka täiskasvanul. Ja tahate, et kui te kellelegi väga halba tahate, siis saate kommi kinkida näiteks. Et see küll ühiskonna poolt on aktsepteeritud kommi kinkimine, aga see on tegelikult üks kõige hullemaid kombeid, mis saab olla üldse. Et valmistab meelehead, aga see on selline lühikene nöörsütik, et see meelehea lihtsalt teeb meid oluliselt haigeks.
Üks asi on see, et suhkur on veel lisaks on küllastunud rasv omakorda ja kes liiga palju suhkrut sööb, on rakuaine vahetus muutub tugevamaks, rakumembraanid muutuvad tugevamaks ja toitained ei tule rakkudesse sisse. Et niigi, just rääkisime, et meil on niigi toit on toitainete vaene ja nüüd, kes suhkrut peale paneb või magusaineid, siis järelikult see on veel topeltkoormus, et me topelt ei saa midagi kätte. Ja nagu täiskasvanutel on ka lastel uni ja värske õhk, et lastel eriti oluline, täiskasvanutel samuti oluline. Et lastel, minu lapsed ka, et ma raiun seda kogu aeg oma 10 tundi ja ka teismelised siiamaani mul, nad teavad, et ikkagi 10 tundi nad peavad täis magama, kuidas tahes. Et kui on lihtsalt, on teiseks, kolmandaks tunniks, nad on mul teismelised, nüüd vaata ongi, et kui on teiseks, kolmandaks tunniks, siis nad lähevad hiljem magama natukene, aga nad vaatavad, et nad vähemalt oma 10 tundi täis saavad. Et mina vaatan alati, et ma vähemalt oma 8 tundi täis saan. Et siis on vähemalt sa tead, et keha on taastunud ja piisavalt palju on nii-öelda immuunsüsteem jõudnud tööd teha seal seespool igasuguste pahalaste ja rakkudega. Nüüd liigume edasi, miks ma seda omega-3 nimetasin. Paljud ei tea selle olulisust, et osad võtavad ja siis miks nad võtavad, siis nad arvavad, et see toimib või usuvad, et toimib. Uskumisest, arvamisest on vähe kasu, et peab teadlikult toituma ja teadlikult mingeid asju juurde võtma. Ja kui juba raha maksta, siis alati maksta selle eest, mis päriselt toimib, et mis seal muidu sellest kasu on. Aga natukene, kui rääkida rasvade nii-öelda ajaloost, ehk siis, et vanasti ongi, et kui meil loomad nii-öelda põllu peal ilusti kasvasid, siis loomi kasvatati, nüüd loomi toodetakse. Ja üks oluline rasvade vahe, mis on nüüd vanasti, nii-öelda vanal ajal, ehk siis meil nõukogude ajal, enne siis 90. aastat, on, et me saime mõõdukas koguses kogu aeg omega-6 ja omega-3 rasva. Et omega-6 on selline rasv, mis tekitab rakust põletikku ja omega-3 on selline rasv, mis võtab põletikku maha. See on rakupõhine põletik ja põletiku mahavõtja. Ja siin mujal läänemaailmas 1960. toimus see, kui tööstusrevolutsioon toimus toiduainete tööstuses ja Eestis kuskil 1990 hakkas muutuma see. Ehk siis me saame toidust oluliselt rohkem omega-6 kätte kui omega-3. Ja mis selle numbrimängu siin taga on? Numbrimängu taga on see, et meil kõik elustiili haigused tasapisi hakkavad välja kujunema 4-1 ülespoole, kui meil on toidus omega-6 rohkem kui omega-3. Ehk nad ei tasakaalusta ära. Ja see ilmestabki meie tänapäeva toidulauda. Me võime küll väga tervislikult süüa ise, me ei söö poolfabrikaate enamus omega-6, aga see, mida see loom ja lind omakorda söönud on, me peame teadma seda. Aga kas me teame? Enamuses me ei tea. Ehk siis ma tõingi selle muna näite ka ennem, see 0 tempel ja 3 tempel, väga suur vahe on. Et mida see lind on omakorda söönud, sellest sõltub ka see toitainete rohkus ja kas see toitaine on meile kasulik või kahjulik. Nüüd Eestis on keskmine omega-6, omega-3 tasakaalutus 10:1, ehk siis 10 korda enam on omega-6. Ja mis see siis kaasa tekitab? Ja nüüd tegelikult see ongi väga paljuski, mida te nüüd kodus näete endal, oma vanematel ja oma lastel. Ehk siis, kui meil on need põletikulised ongi protsessid 4-1 ülespoole ja pidevalt väikestel lastel, kui need on juba, ema on rasedusaeg miinuses olnud, ei ole andnud edasi lapsele kõiki neid toitaineid ja kasulikke rasve, siis sünnist saadik võib olla ongi, et igasugune kehv kaitsevõime, naha kehv kaitsevõime ja kvaliteet on ju liigese põletikud, psoriaasid, atoopiline dermatiit tuleb seal, kõrged vererõhud, siis Alzheimer, skleroosid, multiplex tulenevad sellest põletikulisest protsessi. Kõiksugused ainevahetushäired, astmad, allergiad, siis viljakuse probleemid, autoimmuunhaigused, et kõik need kevadised igasugused need heinanohud ja koeraallergiad, sellised tavalised, mis inimesed mõtlevad, et mina pean leppima sellega, et see on nii ma olengi. Ei pea leppima ja ei pea panema mingit kreeme asju peale, seest poolt rakupõhiselt peab vaatama. Seepärast ma seletasin, et tuleb vaadata, et kuidas rakud töötavad, nõnda on su tervis. Ja siin täpselt seesama pilt oligi meie peres ka,
et lastel olid need seedeprobleemid, olidki tütre peavalud, angiinid, olid need kõrvapõletikud kõik ja minul need liigeseprobleemid, nahaprobleemid, kõik muu. Ehk siis see oli täpselt sama asi, et tohutus koguses oli oomega-6 üle meil koduses toidulauas ja oomega-3 vähe. Ja mis on rakkudes, on ju, et need rakud, et mida tervemad on rakud, see tervemad olen meie ja kui raku ainevahetus ei tööta, ehk siis toitained ei lähe sisse ja jääkained ei lähe välja, siis juhtubki see, et me elame küll, aga väga halva kvaliteediga elame. Ja nii, kui me ennast korda sätime, on tervisemuutused toimuvad järsult, suhteliselt järsult. Et oma laste tervised ma sain korda juba sellise, ma ütlengi 5-6 aastased tollel ajal, et 10 aastat tagasi. Ja see oli, ma ütlen, nädalatega oli see. Kõik see jantimine, mis meil eelnevalt oli 5-6 aastat olnud, see kohe lõppes järsult ära. Mina oma terviseasjadega sain niimoodi poole aastaga korda. Ehk siis ongi, loogika on selles, et kuidas vaikselt rakud hakkavad jagunema, uued rakud on terveks toidetud ja hakkame seda nii-öelda seda tervet rakku edasi jagama ja niimoodi ongi, et kogu keha vahetub vaikselt ringi. Aga kuidas see võimalik on ja siis 120 päevaga? Ma näitaks ühe video siia vahele, et on võib-olla lihtsam. Ja Raul, sina anna mulle tagasi, et kas videos hääl on kosta või need settingud on mul natukene valesti? On hääl? Ei ole häält? Hetkel ei ole. Kohe. Siis järelikult ma sekund vaatan. Zoom on vahepeal muutnud settinguid. Et ma vaatan korra, kas ma saan kiiresti, ma kaua ei venita. Kas ma saan need settingud paika või ei saa? Et nii. Nii. Ahah. Not nii. Nüüd ta peaks tulema. 6,3 miljardit inimest ei saa piisavalt oomega-3 rasvhappeid. Samas tarbib enamik meist liiga palju oomega-6 rasvhappeid, maailm on tasakaalust väljas. See võib mõjutada normaalseid füüsilisi ja vaimseid funktsioone, mis on seotud südame, aju ja silmadega, ning võivad põhjustada ebanormaalseid põletikulisi ja immunoloogilisi reaktsioone. Lihtne vereproov näitab, kas kõik on korras või tuleks hakata tegutsema. Kuidas saame oomega-3 rasvhappeid? Oomega-3 on asendamatu rasvhappe, mida meie keha ei suuda ise toota. See tekib kõige loomulikumal viisil rasvaste kalade ja vetikate kudedes. Oomega-3 rasvhappeid peame saama toidust või kalaõli sisaldavatest toidulisanditest. Tundub lihtne. Et tervist toetada, vajavad täiskasvanud päevas umbes 2 grammi EPA-d ja DHA-d. See tundub üsna väike kogus, aga kas sööte iga päev vähemalt 1 portsjoni sardiine, ansjoovist, makrelli, lõhet, koorikloomi, linaseemneid või kreeka pähkleid? Jah, sel juhul saate piisavalt oomega rasvhappeid, kuid ametiasutuste sõnul kaasneb selle koht, et teie organismi satub keskkonnast liiga palju saasteaineid. Ei, kui teie vastus on ei, olete tõenäoliselt üks neist 6,3 miljardist inimesest, kes ei saa piisavalt oomega-3. See on ummikseis. Aga oomega-3 toidulisandid, sellest räägime 58 sekundi pärast. Fakt on see, et enamik meist ei söö nii palju kala. Selle asemel sööme palju liha, kana, riisi, maiustusi ja tugevalt töödeldud toite. Seetõttu saame liiga palju oomega-6 rasvhappeid ja liiga vähe oomega-3 rasvhappeid. Kahjuks on tõsi, et 97% inimestest ei suuda saavutada oma kehas nende asendamatute rasvhappete tasakaalu, mis on vajalik tervise korras hoidmiseks. Kas tahaksite teha meie balance testi ja haarata kontrolli oma toitumise ja tervise üle? Antioksüdandid on oomega-3 rasvhapete parimad sõbrad. Siin on meie keharaku lähivaade. Antioksüdandid kaitsevad asendamatuid rasvhappeid nii pudelis kui ka kehas. Need tagavad oomega-3 rasvhapete värskuse ja tõhuse toime ning muudavad rakumembraani paindlikuks, et toidus olevad toitained saaksid imenduda, kuid mitte kõik antioksüdandid ei suuda seda funktsiooni täita.
Polüfenoolid muudavad asja täielikult. Tõsiasi, mis jäetakse kalaõlitööstuses sageli tähelepanuta. Neid looduslikke antioksüdante leidub tavaliselt mereandides, pähklites ja seemnetes. Polüfenoolid on tõhusad mikroelemendid, mis koostoimes oomega-3 rasvhapetega aeglustavad oksüdeerumist ja optimeerivad imendumist. Need tagavad oomega-3 rasvhapete piisava imendumise, mis toob kehale ja tervisele pikaajalist kasu. Kas on ohutu võtta suuri annuseid oomega-3 rasvhappeid? Jah, rafineerimisel eemaldatakse kalaõlist peaaegu kogu elavhõbe ja polüklooritud bifenüülid. Kahjuks eemaldab see protsess kalaõlist ka looduslikud polüfenoolid. Seepärast avaldab enamik tänapäeva oomega-3 toidulisanditest kehale vähe mõju. See asetab meie Balance Oil Plussi omaette liigasse. Meie sünergiline koostis ühendab taas polüfenoolide ja oomega-3 rasvhapete kasulikud omadused. See on revolutsioon oomega-3 toidulisandite vallas. Koristuseelsetest oliividest saadud polüfenoolid on taimsed ekvivalendid antioksüdantidele, mida leidub looduslikult mereandides. Meie toidulisand on tegelikult rasvasele kalale lähedasem kui kalaõli. Oleme pudelisse pannud looduse tõelise jõu. Piisab sellest, et panete meie tooted proovile, sõna otseses mõttes. Zinsinu Balance Test on meie Balance kontseptsiooni keskmes. See on personaalne teaduspõhine kuiv veretest, mis näitab, kas teie praegune oomega-6 ja oomega-3 rasvhapete vahekord on tasakaalust väljas. Teete testi enne, kui hakkate kasutama meie Balance Oil Plussi ja siis uuesti 120 päeva pärast. Nii saate ise veenduda, kas teie asendamatute rasvhapete tase on taastunud ja meie tõestame, et meie toidulisandid toimivad tõepoolest. See on iga terviseteekonna algus ja meie dünaamilise testipõhise toitumise strateegia alus. Oleme teinud kogu maailmas umbes 1 miljon testi ja meie üha kasvav andmebaas näitab, et 97% tulemustest olid tasakaalust väljas. Iga inimene, kelle elu on meie polüfenoole ja oomega rasvhappeid sisaldavate toidulisanditega taas tasakaalu viidud, on meie Balance'i kontseptsiooni ülim tõestus. Lõpetage oletused tervislikuma eluviisi kohta. Testipõhise isikupärastatud toitumise eestvedajatelt. Ehk siis igasugust oomega-3 võib võtta ja kindlasti loodame, et ta kahju ei tee, kui seal on õiged antioksüdandid sees. Aga et sellest kasu ka oleks, siis võib sellise valida, kus on sellist oliiviõli polüfenoolid sees. Ja aru saada, et kas teil on praegu toitumises nii lastel kui endal on piisavalt ja kas piisavalt sööte kala, kas see on piisava kvaliteediga, kas oliiviõli, mis teil on praadimises kõrval, et kas see on nagu võltsitud või ei ole võltsitud, kunagi tänapäeval ei tea. Et selleks on väga lihtne võimalus. Saab teha Vitas laboritesti ja seda täitsa Rauli kaudu küsida. Ja Raul esindab Vitas laborit Saaremaal ja tema saab vereteste aidata teha ja laborisse saata. Aga siin näiteks minu endal iga aasta teen endale perele teste, sinu enda testid, ehk siis ehe näide, mille pärast olidki mul luud, liigesed, kõik haiged, nahaprobleemid, igasugused muud, et veresoonkonna probleemid hakkasid tulema 10 aastat tagasi ja nüüd 10 aastat hiljem on kõik super hästi, või tegelikult oli juba 2016 kohe peaaegu hakkas hästi minema. Eks see ongi, et 16 korda enam oli minul seda oomega-6. Ja enamus testid, mis ma teen, ma olen neid teste teinud siin 500 isiklikult üle mitme tuhande, need lahti seletanud, näinud neid siin Eestis. Et enamusel ongi, et 10–20 korda oomega-6 rohkem. Ja kui hakata Balance Oili võtma, siis hoida selline 2:1 tasakaalu, 3:1 tasakaalu on väga hea, optimaalselt keha toimib. Aga mis siis kaasneb ongi, et täpselt nagu, et need elustiili haigused, ehk siis igasugused astmaatilised reaktsioonid langevad, autoimmuunhaigused, kui me hoiame seda oomega-6-3 tasakaalu alla 5:1. Igasugused köhad, nohud, see ei ole niisama, et nohu on. See on põletikuline haigus.
et nohu ei ole niisama, et ma tean seda omast käest, mul vanasti oli ka nohu, et nüüd 10 aastat ei ole seda olnud enam. Et seda ei pea olema ja lastel samamoodi ei pea nohu olema. Ja ma ei räägi sellest, et kui nina läheb vesiseks lihtsalt külma ilmaga korraks õues, aga selline korralik paks nohu, et see ei ole okei. Et see on samamoodi põletikuline. Igasugused liigeshaigused 3-1 ülespoole hakkab välja kujunema. Igasugused vähiriskid on 3-1 ülespoole. Südame-veresoonkonna haigused on 4-1 ülespoole riskid. Et väga tõsiselt peab suhtluma, mida me sööme ja kuidas me sööme. Et sellest võib pilti teha, et mis see küllastunud rasv on. Küllastunud rasv teeb rakuaine vahetuse tugevamaks ja kuidas me ära tunneme küllastunud rasv ongi igasuguse piimatooted, looduslik liha, igasugune magus läheb sinna alla, siis suhkrut, tärklised, valge sai, et pasta. Et see siis teeb meid kohevamaks, võtame kaalust juurde. Kui me seda liiga vähe sööme, võtame jälle kaalust alla, aga liiga vähe energiat on. Kõik rasvad on kasulikud, välja arvatud transrasvad, lihtsalt need tuleb mõõdukad süüa. Omega-6 teeb paksu pahandust meil, see tekitab meil põletikku, aga see tekitab siis meil põletikku liigsel, kui me ei tasakaalusta ära seda teiste rasvade Omega-3-ga. Ehk siis ta on kasulik ja meil immuunsüsteem töötab selle pinnalt, ka palavik tõuseb, Omega-6, aga probleem on selles, me saame liiga palju seda. Ehk siis kõiksugused odavad õlid, odavad majoneesid, odavad munad, igasugune masstootmise liha. Ehk siis üleval see liha on see looduslik liha, all masstootmise liha. Et see liha, mis on söönud teraviljajõusööta, maisijõusööta, välismaa soja. Igasugused odavad õlid, päevalilleõlid kõik. Kui teil on kodus päevalilleõli ja te ei ole rasvhapete testi teinud, siis visake palun prügikastis. Et see teeb paksu pahandust teil tervisega. Siis Omega-9 hea rasv ja näiteks extra virgin oliiviõli on kasulik. Siis rapsiõli on mõeldud siin selle all, et lihtsalt olemuselt, mis ta on. Et ta on tegelikult, peab silti vaatama, ta on pooleks tavaliselt Omega-6 ja Omega-9, aga me ei räägi siin keskkonnajääkidest millestki muust praegu, lihtsalt rasvast räägin. Et avokaadod, pähklid kasulik. Ja Omega-3 adekvaatne allikas on EPA ja DHA ehk siis kalast tulenev või vetikast tulenev. Kõiksugused chia-seemned, linaõli, kanepiõli, need ei toimi kehas. Et teste piisavalt tehtud, see süntees on väga vaevarikas ja ei toimi. Et peab endal testi tegema, et näha. Ehk siis, kui vaatate nüüd, mis siin nähtuvad, need erinevad haigused, mis te oma perekonnas või lähedastel näete või lastel näete, neid ei pea taluma. Need ei pea taluma. Need enamuses lähevad kõik, 95%. Kõiksugused haigused algavad põletikulist probleemist ja sealt siis edasi juba siis toitumine peale. Aga ABC rakkude puhul on see, et põletik maha ja rakuaine vahetus korda ja kõik asjad tasapisi hakkavad juba lahenema ja siis on tegelikult kvaliteet toitainet peale. Nüüd näiteks jagan omal hea sõbra Viktor ja tema lapse värsket testi. Et nüüd on ka, et laps on terve aasta lasteaias käinud ära, pole kordagi puudunud ka haiguste tõttu. Miks? Ennem oligi Omega-6 ka, samamoodi 21 korda enam. Ja siit on näha, et nüüd värske testi pealt näiteks on see 3,6, 4:1. Et lastel tegelikult on mõistlik tasakaal on 5:1. Kui täiskasvanute 3:1, siis lastel 5:1. Et lastel on natukene kõrgemad need põletikunäidud. Aga et kõige lihtsam on see, et kui te teete iga päev pannkooki või nädalas korra pannkooki täpselt sama retseptiga, siis see tulemus on täpselt sama. Kui teie tervises on miski terviseprobleem, siis see terviseprobleem saab ainult ära minna ainult ühtemoodi. Mitte seda ühte sama ravimit võttes või kirudes aasta-aastalt ilma, bussi, jumal teab vanust, passi, kes on süüdi selles, vaid siis tuleb midagi ette võtta. Ehk siis, kui me muudame oma elus mingisugust toimimismehhanismi, siis meil alles hakkavad tekkida muudatused. Ehk siis ongi, et üks asi on 120 päevaga muuta oma kehas nii-öelda põletiku vabaks ja seda saab teha tervisliku toiduga. Ongi salatid, siis igasugune talisuplus alati on kasulik ja toimib. Ma ei tea, kuidas muidugi lapsed nüüd talisuplema panna, see on väga keeruline. Ja siis kõiksugused
igasugused kala ja toitained nüüd igapäevaselt tervislikult sisse anda. Et see on mõnikord challenge, aga kes suudab, müts maha, enamus ei suuda, minu pere pole suutnud, et meie lahendus on see, et on igapäevaselt on balance oil on mängus, ongi. Et lastele minule nii vedelal kujul, vegan kujul, siis kapslite kujul, vees lahustuval kujul, laste oma on eraldi veel tutti-frutti olemas, on ju. Et see on nagu siis kõrge kontsentratsiooniga EPA ja DHA, mis on segatud või rikastatud oliiviõli polüfenoolidega. Võt see on toimiv lahendus. Et võin selle peale nagu nii-öelda anda kindluse garantii ja üks asi on see, et teie enda veretest näitab seda ära. Siis teine asi on, kui me saame endal kõik ju korda, rakud töötavad, siis vaadake sellist pilti, enamus vaatavad, silm läheb kirjuks, mis iganes B-grupi vitamiinid kõik on. Tegemist on tegelikult pildiga, mis peegeldab meil toitu. Et see ei ole multivitamiin, see on toitainete kompleks. Et kui te sööte ühe tervisliku prae ära, siis põhimõtteliselt vaata sellist valikut te peaksite saama seal. Ühed on vitamiinid, mineraalid seal on ju. Et kui inimesed ütlevad, ma pole vitamiini usku, siis vaadake taldrikusse, et mis see tähendab, te tegelikult igapäevaselt sööte vitamiine. Ehk siis see on tavaline toit ju, kontsentreeritud kujul. Aga toit teeb toiduks, vaadake selline pool, mis siin paremal pool veel on. Ehk siis ongi sellised mikrotoitained, fütotoitained, bioaktiivsed komponendid, ehk siis on ju 1,3, 1,6 beta-glükaanid on ühed olulisemad immuunsüsteemi nii-öelda, ma ei tea, molekulit, kuidas nüüd öeldagi täpselt, biokeemilised looduslikud ühendid on ju. Ja täiskasvanu Xtend ja alla 10-aastastele Multifi, et mis ma alguses näitasin, see Multifi koostist on ju, et täiesti super laste vitamiin, närimisvitamiin, ei ole suhkrut lisatud ja paneb päevaks kõik vajalikud toitained saab kätte. Aga see pilt on Xtendi puhul palju lihtsam loetav samamoodi. Et kui palju te päevas peate 10 kilo ära sööma, see ongi, et kui öeldakse, et tervislikus toidus peate kõik kätte saama, ja tõsi, palun, 10 kilo niimoodi peaks iga päev sööma. Ma ei kujuta ette, mis see kehakaal te teeb, aga siis te saate kätte kõik need toitained. Ehk siis näiteks 4 Xtendis ongi selline kogus need toitained, mis iga päev saab. Ehk siis, kus see nii-öelda, et minu saladus ka, peresaladus, et miks 10 aastat olla terve. Ehk siis, kui igapäevaselt on tagatud rakuaine vahetus ja põletik maha võetud, siis igapäevaselt need toitained peale võetud, siis loogiline, et ju keha toimib. Ja siis loomulikult, et kuna meil tuleb ju 70% immuunsusest tuleb meil soolestikust, siis selline asi nagu kiudainete kompleks, prebiotikum, sinobiootik, väga-väga kasulik nii lastele kui ka täiskasvanutele. Sellepärast, et me ei söö, seda võib eraldi võtta, seda võib smoothises võtta või kuidas iganes võtta. Peaasi, et me saaksime. Ma pole näinud, et lapsed sööks igapäevasel tohutul hulgal keedu neid porgandeid, kaalikaid, peete. Et siit tegelikult tuleb see kasulikkuse. Ja kindlasti pööran tähelepanu, et inimestele, kes antibiootikume usinasti kasutavad, et kui on vajadus antibiootikumi kasutada, siis kindlasti 3 korda kaaluge, kindlasti AI, kes küsige üle, kas on ikka kindel lahendusteel. Ja kui te võtate, siis kindlasti, antibiootikum on selline, mis siis nii head kui ka halvad bakterid kõik puhastab ära. Ja tema on nagu torusiil, käib meist läbi. Aga hullugu on see, et peale pahalaste nad kõik head bakterid ka pühid minema. Aga kuidas need nüüd taastada? Et niimoodi tervis kahjustamata, immuunsus kahjustamata. Ehk siis need samad õlid, vitamiinid, mineraalid, fütotoitained ja tegelikult prebiotikum. Kui teile arst ütleb, et võtke probiotikum, et te teate, et te peate probiotikumi võtma, siis ilma prebiotikumita probiotikumid ei toimi. Et juba olen näinud, et mingi probiootikume müüakse ka koos prebiotikumidega, aga neid on veel vähe Eestis. Siin 8-9 aasta tagasi üldse 0 seis. Et alati soovitan, et kindlasti, et prebiotikumid oleks pro- ja prebiotikum oleks täidetud teil soolestikus. Aga kui mõelda nüüd lastele eraldi, siis laste jaoks ongi lasteõli eraldi olemas. Lasteõli erineb ainult täiskasvanud õlid selle vahega, et lapsed peavad võtma tsipakene rohkem kui täiskasvanud kehakaalu kohta seda. Ja maitse on teine. Enamuses tutvusringkonna lapsed joovad täpselt sama õli, mida ka täiskasvanud. Et kuidas kellegile sobib. Lihtsalt see on eraldi laste jaoks välja töötatud.
aga tean ka, et täiskasvanud tarvitavad seda, et ega seal selles mõttes vahet ei ole, kas see on nüüd apelsini maitsega või tutti-frutti maitsega. Ja siis teine asi ongi, et lastele kindlasti samamoodi, et tervislikus toidus peab kõik kätte saama, aga no müts maha, kas saab või ei saa. Et eks siis Multifi on see täpselt need toitained igale lapsele. Igapäevaselt õli, igapäevaselt toitained peale ja kindlasti teha balance veretesti, ehk siis näeb rasvhapete testi, et mis seisus on praegune toitumine ja kui praegu lisandid võtate, et mis seisus need lisandid on. Ja kindlasti kas mina või Raul aitame lahti seletada ka selle testi täiendavalt, ainult võtke ühendust ja saab aidata. Ehk siis, kui panete tähele nüüd see, mis ma tõin, et kõik õlid, kasulikud õlid, siis kiudained, prebiootikumid, siis vitamiinid, mineraalid, täpselt see ongi, et see ei ole mitte toidulisand, vaid lisatoit. Et kui me sööme nii-öelda makaroni hakklihaga või siis nii-öelda ühekülgsemat toitu, kus meil ei ole väga palju toitainet sees, siis mis meil üle jääb? Me nutame naera, me peame võtma kvaliteetselt midagi juurde, kui me tahame elada tervelt ja vitaalselt ilma haigusteta. Et me ei pea haiged olema, see on puhtalt enda valik. Ja meil ei ole siis kevadväsimust, meil ei ole talveväsimust ja me saame ilusti toimida. Ehk siis puhtalt enda valik. Raul, kas on küsimusi või kas on teistel ka küsimusi? Et kuna me alustasime hiljem, siis läksime üle aja ka, aga mul on veel natukene ajaraam lubab olla liinil. Ma toon ühe ääremärkuse ära, sa mainisid D-vitamiini olulisust ja septembris mul oli au käia oma perearsti juures üle mitme aasta. Ja siis ta ütles, et hetkel septembris siis oli lastel keskmiselt oli D-vitamiini tase oli Saaremaal 40 nanomooli liitri kohta. Ja seda septembris, kus tegelikult see peaks olema nagu suve lõpus kõige kõrgem tase. Ja nüüd võtame siia murelikult kõrvale selle, et meil on hetkel veebruari keskpaik ja meil on olnud selline käre külm talv, päikest minimaalselt. Et kui keegi nüüd lõunamaa reisil ka pole käinud, ja septembris oli see tase 40, siis mis see hetkel võiks olla? Ja siis need numbrid räägivad nagu enda eest, et kui me teame, et see peaks ikkagi kindlalt olema seal üle 100 või ideaalis 125 aine. Ja, see on päris drastiline, et päris üllatav, kui sa ütled, et sellised numbrid on sellepärast, et ütleme, et kui D-vitamiini poolestusaeg on ühes kuus siis nii-öelda 50% või kes nüüd matemaatiliselt tahab öelda 100%, ehk siis kui meil näiteks on septembris on meil nii-öelda 100 nanomooli seal ja me päikest juurde ei saa, toit on ebaadekvaatne allikas, lisandid peale ei võta, siis meil loomupäraselt on järgmine kuu oktoobrikuus on see näit 50 ja sealt novembris 25. Niimoodi sellises tempos ta hakkab langema. Et siis Eesti inimene tavaliselt on detsember, jaanuar, veebruar totaalses miinuses. Küll aga see on tase, kui see on 40, ehk siis lapsed on päevituskreemiga üleni koos ja sealt ei imendu tegelikult enam. See blokeerib ka selle D-vitamiini ära. Üks märkus ka, sul oli see toidupüramiid ja mul on väga hea meel, et sa ei ole sinna pannud Eesti Tervise Arengu Instituudi viimast toidupüramiidi, sellepärast et nad muutsid selle ära nüüd 25. aastal ja nad panid sinna tippu ehk kõige ohtlikumaks asjaks panid mee. Ja tegelikult mesi on ainuke toitaine, mis nad võrdsustasid selle just nagu suhkrusisalduse poolest, selle võrdsustasid rafineeritud suhkruga. Aga mesi on tegelikult ainuke toitaine, mis sisaldab sellise kooslusega, et kui inimene peaks võtma ainult vett ja ühte toitainet, siis meega elab inimene kõige kauem. Et ta saab sealt nagu kõige rohkem selliseid eluks vajalikke mikrotoitaineid. Aga kindlasti muidugi ma ei taha seda öelda, et meega võiks liialdada, et pigem vastupidi, eriti väikeste laste puhul, et seal see suht oluline, et
üle ühe teelusikatäie päevas ei peaks sööma, täiskasvanud inimene seal kuskil 2 teelusikatäit ja samamoodi siis, et kui seda magusat süüa, siis eelnevalt võiks ikkagi mingisuguseid kiudaineid tarbida, et see magus on pigem 1 kord päevas ja peale kiudainete söömist seal kõige nagu tihedamini üldse, kui kasutada. Täpselt nii. Ja kui kellelgi küsimusi ei ole, siis kellel on huvi testi vastu või kõik, mis ma siin näitasin, siis pöörduge Rauli poole, et Raul saab edasi aidata või saab siis leida minu kontakti ja saab edasi aidata inimesed nii testima kui tooted proovima ja tarbima. Et kindel on see, et toimivad praktikad on mängus, et tervet elu lihtsalt. Aga mina, Tanel, tänan, kui kellegi küsimusi ei ole, siis tõmbame otsad kokku. Täpselt niimoodi ja vaatan, Raul, proovin, kas salvestus ka õnnestub, et siis kui huvi ja soovi, et andke Raulile mulle märku, kui on salvestuse soovi. Ja täname osalemast kõiki. Aitäh. Nägemist!